Need asjad, mis on keelatud, need meid nii palju ei mõjuta. Et loomulikult ega me ei tegele mitte mingi sotsiaalse hindamisega või siis emotsiooni tuvastusega töökohal, eks ole, et see ei ole ka nagu eesmärk. Aga lihtsalt, et need on ütleme näited sellest, kuidas see AI määrus paneb siis meile, kui nende mudelite kasutamisele hakkab panema mingeid piiranguid. Ja ütleme, et need keelatud kasutusjuhud, need meil ei olnud niikuinii teemaks. Küll aga see AI määrus kvalifitseerib ka erinevad kõrge riskiga kasutusjuhud. Ja siin on, ütleme, see koht küll, kus ka erinevad riigiametid ja ka, ütleme, erasektori ettevõtted, kus, ütleme, tõenäosus on juba palju suurem, et peate hakkama sellega tegelema. Ja mis nagu, ütleme, kui me räägime, siis et mingi kõrge riskiga, et mis siis on kõrge risk, aga meil tuleb terve hulk kohustusi. Ja terve hulk tuleb kohustusi, mis puudutab siis seda, et kuidas kui läbipaistev see süsteem on, mida te siis äriprotsessi siis haldamisse lisate. Ja samamoodi, kuidas te järelevalvet tagate, kuidas te tagate selle mudeli otsustuspuu läbipaistvust. Ma arvan, et 99% jaoks inimestest või ettevõtetest maailmas need mudelid on mustad augud. Et see nagu väga keeruline on, ütleme, teatud osasid sellest AI määrusest on täita, eks ole, kui me räägime kõrge riskiga mingi kasutusjuhtudest. Ehk siis, et ja lisaks on siis ka juurutajatel on tegelikult mingi terve hulk tuleb kohustusi juurde. Ehk siis, et kui me räägime AI mudelite kasutamisest, siis tuleb väga selgelt, tuleks kõigepealt nagu aru saada, et kas see, mida te tahate teha, kas see kukub sinna selle kõrge riskiga kasutatavuse hulka või mitte. Ja see on ka üks põhjus võib-olla, miks me täna oleme rohkem tegelenud siis nende madalalt rippuvate õuntega, ehk siis Mart kohe räägibki sellest, et kuidas või mida me oleme teinud SMIT-is, mis ei lähe siis sinna selle kõrge riskiga AI süsteemi juurutaja või siis looja kogemuste hulka. Palun. Ja, et me alustasime siis põhimõtteliselt tarkvaraarenduses koodi kirjutamisel AI kasutamisega. Ja esimene pakk meil toimuski siis juba 2022 lõpp, 2023, kus me proovisime autocompleti funktsionaalsust Copilotiga. Ja ütleme niimoodi, et esimene mulje oli suht positiivne, et sai nii-öelda arendaja efektiivsust mingil määral tõsta, aga ütleme, et tol hetkel see lõik või ütleme see kood, mida ta nii-öelda genereerida suutis, oli suhteliselt piiratud, nii et siis me nii-öelda ei läinud sellega pikemalt edasi, et siis kui Siim ka uuris seda rahastuse mudelit, siis see tol hetkel oli meie jaoks suhteliselt ebameeldiv, et igal arendajale tuli nii-öelda konto eraldi osta. Ja, see tegelikult see täna on see, me ei ole siiamaani GitHubiga ei ole saanud kokkuleppel, kes on siin osa täna, eks ole, Microsoftist kui ettevõttest. Aga põhimõtteliselt, mis seal nagu neil nõue oli, et kui te lähete Copiloti koduleheküljele, siis seal on väga selge hinnastus väljas, eks ole. Mis seal ei ole väljas, on see, et kui te tahate nii-öelda Copiloti funktsionaalsust kasutada, mis on enam kui see nii-öelda üksikisiku jaoks, ehk siis me räägime siin keskelt hallatavatest kontodest, mingi keskelt rakendatavatest piirangutest näiteks, siis lisaks sellele Copiloti hinnale peate litsenseerima ka GitHub Enterprise'i. Ehk siis, et siin natukene edasi siis on ka väga konkreetsed näited, kus nagu need numbrid kerivad väga suureks väga kiiresti. Ja kuna põhimõtteliselt ei olnud seda keskset administreerimismudelit pakkuda, siis me nii-öelda ei läinud ka selle Copilotiga rohkem edasi kui sellise paari inimese katsefaasist. Ja järgmisena, mis me tegime, saime nii-öelda maja sees siis kokkuleppele oma enda sekiga, et me saame kasutada OpenAI API-t just nii-öelda lähtekoodiga seotud tegevustes ja võttes arvestada siis neid OpenAPI tingimusi, et neid vaikimise andmeid ei treenita, me saame nii-öelda keskselt kontosid hallata, nii nagu me maja sees teeme tavalist kontohaldust, on mahupõhine arveldamine, kuna me tegelikult alguses ei teadnud üldse, kui paljud inimesed huvituvad AI-st, kes üldse tahab seda kasutada, siis tundus nagu ebamõistlik 100 arendajale, ütleme see Copiloti konto teha ja siis tegelikult aasta lõpus sa avastad, et nii-öelda kasutus nagu aktiivsus on suhteliselt madal, aga sa oled sinna mingi 20 000 ütleme ära kulutanud.
et selle tõttu nagu meile see OpenAI API versioon hakkas kõige rohkem meeldima. See võimaldas ka paindlikult kasutusele võtta kõige uuemaid mudeleid, kuna noh, siin vahepeal toimus areng päris kiiresti, et alles oli GPT-3, siis tuli GPT-4, GPT-4o ja nii edasi. Et API puhul sa said põhimõtteliselt alati esimesest päevast alates nii-öelda toimetada. Ja kindlasti ka see töövahendite nagu valikuvabadus, et ükskõik mis töövahendid sa kasutad, sa saad seda nii-öelda API-t tarbida, et noh, et iseasi, kui mugav see on. Et me alustasime siis majas peamiselt CodeGPT pluginaga, mis peaks vist muide olema Eestis arendatud. Ja nendel on siis nagu väga hea IntelliJ IDEA tugi, mis on noh, täna vist suhteliselt standardne nii-öelda Java arendustes, mis meil ka majas nagu ütleme lõviosa on. Ja on olemas ka sarnane plugin ka VS Code'i peal, kes kasutab seda VS Studio Code'i, et algselt noh, kui see plugin nagu tuli ja me seda tarbima hakkasime, oli selline suhteliselt minimalistlik selline chat, kopeerimise võimekus. Sellel aastal tuli ka juurde analoogne Cobalti võimekus, et ta nii-öelda toetab sellist autocomplete ja saime nii-öelda sealt edasi liikuda ka, et ühe nii-öelda faili piires siis automaatselt koodi genereerida, koodi muuta, et võiks nii-öelda arendada igapäevast tööd nagu lihtsustada. Et olles nüüd seda nii-öelda siin aasta aega piloteerinud, siis tänased kogemused on see, et ega ta alati ei oska nagu öelda, et kus midagi valesti on, pöörab küll nagu tähelepanu mingitele probleemidele, aga ta ei ole kindlasti mingi ideaalne töövahend. Et mis konkreetse nagu plugina kõige suurem mure minu jaoks on nagu see, et ta tegelikult koodibaasi ei hooma, et ta tegelikult ei tea, millest nagu su tervikprogramm koosneb, et ta oskab näha seal seda ühte faili ja selle ühe faili raames võib-olla mingisuguseid soovitusi teha. Sellega seoses võivad ka need nii-öelda nagu kutsutakse haldusseneerimine tulla väga kiiresti, et ta hakkab ise välja mõtlema lahendusi, ise välja mõtlema klasse, mis võib-olla rakenduses on, aga tegelikult ei ole. Ja ütleme, et väga suur osa sellest, et AI-d õigesti kasutada on tegelikult promptimine, kes teab, mis see sõna tähendab, et see on võib-olla selline üks kõige suuremaid maagiaid siin, et mida paremini sa oskad oma prompte kirjutada, eks neid käsklusi, mida sa AI-le ette annad, seda paremini tegelikult sulle ka tulemust annab. Kui sa teed valesti neid või ei tee mõistlikult, siis ei saa ka oodata sealt sellist nagu kvaliteetset tulemust. Et mis veel, et meie jaoks selgus, et kui siin rääkida koodi kvaliteedist, eriti staatilisest koodi analüüsist, siis ütleme AI täna seda kindlasti ei asenda, et sellised töövahendid peaksid kindlasti jääma ja AI pigem ütleme on seal nii-öelda toetavas rollis. Ja me oleme kasutanud ka seda varianti, et lasknud selliseid kokkuvõtteid genereerida, eriti kui sa nii-öelda teed koodi ülevaatust ja tahad oma koodi muudatustes mingid kokkuvõtteid teha, siis seal kindlasti on väga hea nii-öelda sõnaseadja. Et statistikast rääkides, siis meil on hetkel siis üle 100 arendaja, kes siis ja tegelikult ka administraatorid, kes siis kasutavad neid samu pluginaid ja kes siin kirjutab sellega Javat, kes kirjutab JavaScripti, kes tegeleb siin Ansiblega, Bashiga, ütleme, et neid kasutusvaldkondi tehnoloogiliselt on väga erinevaid. Ja 10 meeskonnas me testime ka AI siis code review pluginat, mis on siis ütleme koodi üleandmise faasis siis üks samm, kus me laseme sellise kõige esimese koodi ülevaatuse tegelikult AI-le ära teha, kus saab mingi väga kiire tagasiside inimene või ütleme arendaja, kus ta siis näeb ära, et kas on mingeid suuremaid probleeme ja ta saab need testid kohe nagu ära parandada enne seda, kui see ütleme läheb reaalse inimese kätte see kood. Ja tahad kommenteerida seda rahalist osa? See rahaline pool on jah väga ilmekas näide, et nagu kui ma enne mainisin, et me tarbime kõike seda tokeni põhiselt, ehk siis, et me maksame ainult nende päringute eest, mida me nagu päriselt oleme tarbinud või kulutanud ja siis see on ütleme siis tänase seisuga, mis meile see maksma on läinud see eksperiment või pilootprojekt. Et kui siia võrdluseks juurde tuua, et kui me oleksime läinud selle hulga siis arendajate või administraatoritega teele, oleks litsenseerinud kohe Copiloti, Microsofti Copiloti peale,
või selle GitHubi Copiloti peale, siis see summa oleks olnud suurusjärk kuskil 52 000. ehk siis, et noh, et nii-öelda katsetamise eest lihtsalt nagu sellist raha välja käia ja siis avastada, et tegelikult meil on võib-olla kümmekond inseneri, kes nagu päriselt nagu entusiasmiga kasutavad seda, ülejäänud noh, lihtsalt võib-olla katsetavad, võib-olla natuke mängivad rohkem, mängivad vähem, et noh, et see on nagu päris järsk sisenemine, pluss ütleme kogu selle lähenemise puhul, mis oli nagu võib-olla kõige nii-öelda andis meil kõige kergemini liikuma minna, oli see, et me ei pidanud hanget tegema. me sõna otseses mõttes läksime, tõmbasime asutuse krediitkaardi, tõmbasime sealt OpenAI sealt portaalist läbi, lõime sinna nii-öelda ettevõtte konto ja hakkasime sealt alt API võtmeid genereerima oma nii-öelda inseneridele või töötajatele. no ja tegelikult täna on sama asi ka, kui me siiamaani rääkisime OpenAI-st, et siis me nii-öelda paralleelselt hakkasime ka Anthropicu Sonnetit proovima, mis võiks täna, ütleme, tarkvaraandmise maailmas olla võib-olla kõikide nende keelemudelite selline lipulaev, et mul isiklik kogemus täna juba näitab seda, et tõenäoliselt tulebki ühel hetkel see OpenAI nagu välja vahetada, sest ütleme, Sonneti kvaliteet on lihtsalt nii palju parem selle nagu valdkonna lahendamiseks. jah, aga noh, ütleme, et see olemuslikult mis see lahendus nagu meil nagu, mis väga suure paindlikkuse, mis meil on loonud, ongi see, et ega see Code GPT plugin, mida me kasutame, et ega see toetab ka teisi neid teenusepakkujaid. ehk siis, et me ei ole nagu lukus sellega, et me nii-öelda hakkasime OpenAI-ga liikuma minema, tol hetkel ta oli nii-öelda kõige küpsem, eks ole, noh, teenusepakkujatest ja aga nüüd on vahepeal nii-öelda elu muutunud, eks ole, noh, nüüd on Anthropic on palju paremaks läinud, et me lihtsalt sisuliselt anname oma inimestele või inseneridele Anthropic API võtmed näiteks anname kätte, nad saavad hakata hoopis teise teenusepakkujaga sõitma, aga täpselt muu kogemus on kõik täpselt sama. no ja siis lisaks on tegelikult terve suur open source maailm, kus on igasugused Llama mudelid ja kõik muud nii-öelda encoder'id, mis siin välja on tulnud, mida saab näiteks ka oma arvutis jooksutada, et kõiki neid saab ka tegelikult tarbida, et iseasi on see jõudlus seal, kuna ütleme laptopis need mudelid on ikka suhteliselt aeglased ja see kvaliteet on ka niisugune väga madal, aga keda huvitab, see saab kindlasti nagu proovida, et aga siis nendest pilootprojektidest nii-öelda koodi kontrollimine, ütleme peale selle, et arendaja ise seda kasutab, siis jah, me nagu ma enne mainisin, et võtsime siis kasutusele selle koodi ülevaatuse raames, seal siis täna kuskil 5 meeskonda nagu toimetavad sellega ja nii-öelda neil on siis ka väljastatud sellised meeskonna võtmed, kus meeskonna võti on siis nii-öelda ära seadistatud ja selle abil nii-öelda tehakse neid kontrolle. Kasutame siis sellist asja nagu Bitbucket Code Review plugin, et meil on siis nii-öelda Giti nagu implementatsioon on kasutusel Atlassiani Bitbucketi Data Center Edition, kus me siis nii-öelda ostsime siis selle plugina sinna juurde, et õnneks see nagu väga kallis ei olnud ja praegu siis nii-öelda seda katsetame, et mis võib-olla kõige keerukam koht selle tööriista juures ongi nagu seesama asi, mis siin viimane on, see promptide nii-öelda fine tune imine, et ütleme nii, et nii palju kui mu kogemus näitab, et sa põhimõtteliselt, kui sa kirjutad selle ühe lause valesti, sa võid hoopis teistsuguse tulemuse saada. Et see ei ole selline nii-öelda täppisteadus, et see on ikkagi selline väga sõna seadmine ja nii-öelda tema suunamine, et ta sulle võimalikult parima tulemuse annab, et mulle isiklikult nagu meeldib seda tüüpi nagu formaat, mis siit code review'st nii-öelda välja tuleb, kus siis nii-öelda punasega on see, ütleme, see muudetud kood ja rohelisega on siis nagu välja toodud see, mida siis AI pakkus, et kuidas sa tegelikult võiksid nagu seda nagu meetodit nii-öelda nagu täiendada, et milline oleks see nagu korrektne nagu versioon, et kas see nüüd 100% nagu tõde on või õige, see on subjektiivne, sest nagu ega need mudelid ei ole nagu 100% korrektsed alati, aga siit saab põhimõtteliselt arendaja ise nagu vaadata seda ja hinnata. Et seda tüüpi nagu väljundi tegemiseks läks mul ikka päris 30 iteratsiooni siin neid prompte, enne kui see tuli selline, et hakkas nagu meeldima, et enne seda tuli lihtsalt, ma ei tea, 3-4 A4 mingit soravat teksti nii-öelda, mida keegi ei viitsinud lugeda nii-öelda, et siis paljud ütlesid, et nagu loobusid juba sellest pluginast, ütlesid, ma ei taha seda näha, sest ma ei taha neid lugu-laulu nagu lugeda, aga ütleme, selline nii-öelda mustvalge formaat võib-olla arendajale on juba nagu loetavam. Kui vaatad sedasama siin, see Line 12, et kas see Java versioon 11, et kui pädev see soovitus on? Kuna see oli, ütleme, demoprojektis tehtud, siis seal ma vist andsin talle ette, et korrektne on Java 11 nagu nii-öelda. See oli nagu lihtsalt nagu näide, jah.
Siis teine asi, mida me täna proovime teha, on kasutada AI-d ajahinnanguteks, et vaadata siis, kuidas, kui palju on nagu ütleme mingisuguse koodi kirjutamise jaoks kulunud seda aega, et noh, meil on täna, ütleme, meil on nagu kaks asja, et ütleme, tüüpilises agiilses tiimis, kui võetakse mingi funktsionaalsed piletid, ütleme, võetakse või funktsionaalne pilet võetakse nii-öelda hindamisele, siis meeskond annab sinna mingisuguse ajakulu hinnangu. Nii, ja siis kui see ajakulu hinnang on kõigi poolt aktsepteeritav, siis läheb see nagu töösse. Kui ütleme töö käigus, siis raporteeritakse sinna mingi hulk tunde ja pärast siis hakatakse siis vaatama, et kui palju siis nagu kulunud tunnid ja siis see, mis algselt hinnati, kui palju need nagu lahku lähevad ja kuna võib-olla see, et üks on ühtemoodi, teine teistmoodi, siis tihtipeale võib hakata siit mingi vaidlus tekkima, et kumma siis nagu õigus oli, et kas algne hinnang on liiga optimistlik või arendaja kirjutas näiteks nagu liiga palju tunde sinna erinevatel põhjustel, siis me nagu mõtlesime, et me katsetame seda sama AI-d, millega me nüüd nagu seda koodi ülevaatust teeme, proovime siis nii-öelda reverse engineerida seda hinnangut, ehk siis anda talle ette kõik see kood, mida ta kirjutati selle konkreetse pileti raames, kuna me saame selle nii-öelda selle pull request'iga kätte, siis anname talle ette konteksti, mille raames see arendaja töötas, et näiteks, et ta nii-öelda tunneb seda koodibaasi 3 kuud, siis profileerime ta ära, et millise kogemusega ta on, kuna meil tegelikult hankes on see ette antud, siis me saame sellega tegelikult AI-le anda ette, et ta ei ole algaja, vaid tal on, ma ei tea, 7 aastat kogemus samas raamistikus on ju, siis me anname ette, et ta ei tegele siin, ma ei tea, serverite installeerimise seadistamisega, vaid ainult toodab väga kitsas lõigus koodi on ju, ja siis kui sa selle piiritled nagu väga täpselt ära, et mis lõigus ta töötab, siis ütleme niimoodi, et see ajakulu hinnang läks nagu päris täpseks. Ja lõpuks hakkaski nagu välja tulema, et meeskonna hinnang ja AI hinnangud meil vist pilootprojektis kuskil 95% kattuvad ära. Jah, et miks me seda üldse tegema läksime, et SMIT-is on palju, meil on üle 100 arendaja, mis töötab meil umbes. Jah, et me väga palju arendame majasiseselt, eks ole, ja ütleme oma arendajaid, me saame selle tööriistaga toetada, aga pigem kus selle nagu projekti niisugune algne või inspiratsioon sellele projektile oli pigem see, et on suhteliselt halvasti varjatud saladus, et kui see erasektor arendab midagi riigile, siis riik nõrga tellijana maksab võib-olla mingite funktsioonide või lahenduste eest rohkem võib-olla kui peaks, eks ole, või oleks mõistlik. Ja siis sedasama nii-öelda, kui see ajahinnangu niisugune funktsionaalsus, kui me ise arvame, et see on piisavalt küps, siis me hakkame sellega ka hindama enda neid väliseid arenduspartnereid või kui seal ikkagi ütleme sellel nende ajahinnangul või nii-öelda nende raporteeritud kulul ja siis see nagu, mida siis nii-öelda see meie poolt välja töötatud, see AI töövahend nagu, kui seal see vahe on väga suur, et siis peab ikkagi hakkama nagu detaili süvenema, et kas see, mida nad nii-öelda sõna otseses mõttes arvena meile nii-öelda välja kirjutavad, et kas seal päriselt on ka nagu see pingutus sinna sisse läinud või mitte. Et jah, see põhimõtteliselt nii-öelda on nagu üks meede lihtsalt, mis aitab meil nii-öelda valideerida seda nii-öelda kulunud tunde vastu siis seda valminud nagu lahendust lisaks sellele, mida ütleme meeskond algselt hindas. Ja see aitab ka tuleviku, näiteks me tuli seal välja selline huvitav nüanss, et mida kõrgema punkti hinnaguga need piletid, kes teavad Scrumi nii-öelda maailmas seda punktisüsteemi ja kuidas neid nii-öelda antakse seal 1-8, siis väga hästi tuli välja ka see, et nii kui meeskond andis kõrgema hinnangu tööle kui 3, siis juba läksid ajakulu hinnangud ja implementatsioon nagu laiali, mis nagu näitab ära, et tegelikult tasub piletid alati teha sellise nagu mahuga, et nad mahuksid sinna kuskil kuni 2 punkti süsteemi ära. Meie vaates siis taustal on siis mingi hinnakiri, kus siis punkt võrdub mingi tunnid, et meil see tavaliselt see 2 punkti oli vist kuni 2 päeva nii-öelda. Umbes niimoodi jah. Et selline mõttekoht jälle, kuidas võib-olla aitab tulevikus sprinte paremini planeerida ja ütleme neid ka analüütikutel, kes siis neid piletit toodavad, teha võib-olla seda tükeldamist paremini. Ja viimane teema on, ma arvan, selline, me tegelikult siin ei ole veel kuskile jõudnud, see on meil lihtsalt mõttekoht, et võib-olla proovida AI nagu teadmisi kasutada selleks, et luua siis meie enda süsteemide peale mingisugust automaatikat, mis aitaks läbi viia ründetestimist.
et see siis nii-öelda võiks nagu kulusid kokku hoida, et me ei pea iga liigutuse peale võib-olla teenusepakkuja käest ostma täis turvatestimist, vaid me suudame võib-olla mingi osa sellest nagu maja sees mingi automaatikaga ära teha. Et see on lihtsalt meil nii-öelda nagu mõttena laual, et me ilmselt hakkame sellega uuest aastast tegelema, et nii, et noh, kui keegi juba on midagi sellist teinud või noh, omab seal kogemusi, et siis on hea meelega nagu kuulaks, et see meil on praegu ainult nagu nii-öelda hüpoteetiline. jah, et siin kindlasti jalgratast ei läheks leiutama, kui keegi, kes siin saalis või kaugelt vaatajatest on selle asjaga juba kokku puutunud, siis jah, väga hea meelega seda nii-öelda jagaks ideid või nii-öelda kogemusi, sest kõik need rakendused, mis meil siis noh, nii-öelda toodangusse juurutatakse, et kõik nad peavad mingisuguse nii-öelda ründe- ja turbetestid läbima. Ja see on, no see on, ütleme, et rahaliselt on see päris suur kulu ja see on ka ajaliselt päris suur kulu. Ehk siis, et kui me seal saame nagu seda nii-öelda koormust alla tuua või noh, et ütleme, et ka see osa, mis lõpuks läheb, kas siis nii-öelda mingisugustele ekspertidele kuskil turul või siis ka meil majasiseselt, et noh, et siis seda osa saaks võib-olla oluliselt kiiremini, eks ole, läbi viia. Ma veel kommenteeriks juurde, et see on siis nii-öelda mõeldud nagu töötavale süsteemile, et me tegelikult kõik see tarkvarad nii-öelda läbivad meil nagunii 2-astmelise turvakontrolli, üks on siis nii-öelda SonarCube, mis teeb koodile staatilist analüüsi ja teiseks siis me kontrollime kõiki neid OWASP-i ja CV nii-öelda neid probleeme ja teine osa on siis ka meil JFrog X-Ray on kasutusel, kus me skaneerime siis juba binary, lõpuks valmis saanud binary läbi ja seal nagu toimub nagu täiendav nende turvavigade otsimine. Ja siis viimasena võib-olla nendest väljakutsetest, et eestikeelsete mudelite puudumine, et selle all me mõtleme nagu seda, et võtaks mingisuguse väikse mudeli, näiteks paneks nagu toas käima ja laseks sealt võib-olla mingi selliseid tundlikke dokumente läbi, et see on niisugune hea unistus, et siiamaani ma olen ainult proovinud mingisugust pisikest Llama 3.2 mudelit, kus ütleme nii, et natukene eesti keelt oskab küll, aga võib-olla see ei ole kindlasti piisavalt kvaliteetne, et sellega võib-olla mingit reaalset nagu tööd teha. Ja ütleme kõik need suured mudelid, need loomulikult eesti keelt oskavad, aga seal on oma probleem, et kas andmete nagu sisust tulenevalt me võime seda kuskile nii-öelda pilve saata. jah, et noh, et ongi kõik ütleme vähegi kõik mudelid, mis suudavad enam-vähem midagi eestikeelse sisuga peale hakata ja meil on dokumendid on meil eesti keeles, dokumentatsioon on eesti keeles, protsessid on eesti keeles, kõik asjad on meil eesti keeles. Et siis nii-öelda oma andmekeskuses oma raua peal, et isegi kui meil seda riistvara oleks, siis noh, ta on keskmisest võib-olla keerulisem või noh, see kvaliteet ei ole võib-olla kõige parem. Ja noh, teiselt poolt ma tean, et Ott Velsberg, kes ütleme, ajab kogu seda tehisintellekti temaatikat üle riigiliselt, et minu teada on juba vist parem osa sellest aastast on siis mingi projekt käinud, kus siis on kas Tartu Ülikool vist ja Oulu Ülikool on siis treenimas mudelit nii-öelda eestikeelse andmestiku pealt. Ehk siis, et noh, et seda oleks võimalik teha, aga noh, minu teada seni vist see treenimine alles käib, et või siis selle mudeli nii-öelda tuunimine, et seda veel nagu käega kasutavalt ei ole. Ja noh, ja sealt tulebki, et noh, meil nagu praktiliselt kõik AK taseme info, mis meil täna on, et täna meil ei ole sellist kokkulepet haldusalas, et me võiksime midagi nii-öelda kuskile OpenAI või siis mõne muu nii-öelda avaliku pilveteenuse pakkuja siis API pihta saata. No võib-olla mingisugune POC meil tuleb äkki järgmine aasta alguses, aga täna on veel nagu vara rääkida. jah, täna on veel vara rääkida, et noh, et aga ja noh, see oleks ka siis noh, kas ta oleks nagu niisugune väga levinud kasutusmudel on vist isegi Nortal käis oma seda Nortal tarka vist turustamas, noh, kus sisuliselt võetakse siis teil kas mingi wiki dokumendi andmebaas või midagi muud, vektoriseeritakse ära ja siis noh, saate sisuliselt niisugust nagu lobiseda, eks ole, nende kordadega või siis dokumentidega või wikiga, et selline, noh, see on nagu väga levinud, see RAG ongi siis nagu nii-öelda akronüüm põhimõtteliselt sellele. Et see on väga levinud või ka niisugune madalalt rippuv õun, aga noh, jällegi, et kui te seda tegema lähete, et siis tuleb nagu väga selgelt kogu see turbe hindamine tuleb nagu taustal ära teha, et kas need andmed, mida sinna saadetakse, et kas noh, neid päriselt võib sinna saata. Ja noh, teine probleem on siis see, et kui te võtate nagu keskmise infosüsteemi, siis seal infosüsteemis sees on ka veel ju mingisugune õiguste mudel.
ehk siis, et kui te logite oma asutuse andmebaasi, te ei näe nagu kõiki kirjeid, te ei näe kogu infot. Ja nüüd, kui nagu nii-öelda selle andmebaas ära vektoriseerida ja sellele mudelile ette sööta, et kuidas me tagame siis selle, et kui mina nii-öelda esitan siis sellele mudelile või sellele kuskil päringu vormis mingisuguse info, et ma ei tohiks näha infot, mida ainult näiteks Mart tohib näha. Et noh, et ütleme, et ka see on nagu nii-öelda eraldi keerukus, eks ole, noh, siin on nagu erinevaid lähenemisi sellele ka, aga et noh, et ei ole ainult see, et noh, et kas me võime andmeid saata, vaid et kui me andmeid saadame, et nagu kas kõik need printsiibid, mida me muidu oleme endal asutuses rakendanud, et kas need printsiibid peavad ka siis kehtima, kui nagu me lükkame siis mingi mudeli sinna taha, eks ole. Ilmselt kindlasti peavad, jah. Ja siis, seal paar tagasi. Meil natukene aega on. Et ja noh, ütleme eraldi probleem on olnud see, et ma ei tea, kui paljud teist on pidanud tegelema sellega, et hankida riistvara. Ehk siis, et nii-öelda enda andmekeskustes neid mudeleid oleks võimalik kasutada, siis selleks on tarvis väga spetsiifilist riistvara graafikakaarte. Üks asi see, et noh, need graafikakaardid on väga kallid, nad endiselt on mingisugune 40 000 eurot vist umbes tükk. Aga et isegi kui teil see raha on, siis noh, ütleme, et kuni oktoobrikuuni praktiliselt eelmine aasta ei liikunud mitte midagi. No ma võin siia kommenteerida, et sellise paarisaja tuhande eest, ütleme, saab serveri, kus peal saab jooksutada sellist keskmist Facebooki laama mudelit, mis ei, noh, ütleme, et mängimiseks on kindlasti väga tore, aga nagu ma enne ütlesingi, et nagu läpakas proovides, siis noh, see kvaliteet seal eesti keeles vähemalt ei ole nagu piisav, jah. Et selle raha eest tegelikult ikkagi ei saa piisavalt head asja. Ja noh, ongi, et kui paljud teist lähevad nii-öelda enda rahakoti otsuste juurde ja siis ütlete, et kuule, et ma tahaks 500 000 saada, et aga mis sa sellest saad, ma päris täpselt ei tea veel, et ma tahaks midagi katsetama hakata. Et noh, tõenäoliselt väga kiiresti nagu saadetakse uksest välja, eks ole. Et see ongi nagu ka nii-öelda oma andmekeskuses või on nii-öelda oma mudelite jooksutamise juures on nagu väga suur probleem, et isegi kui on raha, siis kompetentsi ei ole niikuinii, et seda nii-öelda raha kasutada ja isegi kui kompetents oleks, et noh, siis tuleks väga selgelt aru saada, kas ka nagu nii-öelda ärilised probleemid on olemas, mida te nagu lahendada tahate. Ehk siis, et noh, et siin nagu niisugune kolm nagu nüanssi on, mis tuleks nagu väga selgelt endale selgeks teha enne, kui te nagu esimest mingit asja ostma lähete. Et kui siin sellel suures saalis seal öeldi, et noh, et meil avalikus sektoris pole kõige rohkem mingisuguseid pilvekompetentsiga inimesi, siis noh, võite arvata, kui hõre see kätemeri on, kui seal oleks küsitud, et kui palju teil andmeteadlasi muidu on IT-majades. Et no tõenäoliselt on neid veel vähem kui neid avalike pilvekompetentsiga eksperte, eks ole. Isegi meil majas andmeteadlasi on, aga nendel ei ole kogemust kogu selle raagi ja nende asjadega. Need toimetavad teistmoodi täna. Et jah, et seda kindlasti ei tohi seda käsitleda kui IT-probleemi, et see ei ole IT-probleem. Kindlasti mitte, see on hoopis teine komplekt, on kompetentse, hoopis teised nii-öelda lähenemised on, et see on ka nagu hästi tüüpiline, et noh, kui nad on natukene keskmisest tehnilisem, eks ole, et noh, et siis nagu lükkame kuidagi selle IT-sse. Aga täna ei ole, ma ütleks, et enamike avalike erasektori asutustes IT ei ole nagu valmis nii-öelda tegelema siis andmete ettevalmistamisega, kogu selle analüütikaga või siis ka nende nii-öelda noh, mudelite siis kuidagi noh, mudelite peale mingisuguste süsteemide ehitamisega, eks ole, et noh, see eeldab spetsiifilist kompetentsi paraku. Ja noh, siis ongi, et ütleme meil täna noh, nagu ma enne ütlesin, et meil mingisugused lahendused on ja need tulevad tüüpiliselt, ütleme siis noh, meil kas siis politsei või piirivalve siis valdkondade noh, nagu karbitoodetena. Nad on kuskil varem valmis ehitatud, nad on valideeritud, et noh, ütleme sellise, noh, ma ei tea, stiilis piiriületusprotsessi jaoks või siis mingi väärteomenetlusprotsessi jaoks on see mudel, sinna söödad sellised andmed sisse, saad sellise nagu vastuse välja, eks ole. Ja noh, ta kasutab ikka, eks ole, seda eriotstarbelist riistvara ja noh, seda riistvara meil on varasematel aastatel olnud ja noh, me hangime nüüd seda juurde ka veel. Aga noh, et see, et ütleme, kui me räägime nagu nii-öelda üle SMIT-ilisest või noh, ütleme üle Siseministeeriumi haldusalastest nagu äriteenustesse protsessides, siis no seal ideid on väga palju erinevaid. Ja siin on ka see aasta on meil mitu sükest nagu noh, sükest nagu seminari või sükest nagu metsa sõitmist. Meil tegelikult isegi paar pokki on käimas, aga noh, seal ka tõenäoliselt esimene variant, kuhu me liigume, on hakkame nüüd nii-öelda avaliku pilvemudeli peal testima, et üldse aru saada, kas nad nagu nii-öelda tööprotsessid töötavad ennem, kui me hakkame edasi mõtlema, et kuidas võib-olla mingisugune mõistlik mudel nagu tuppa tuua. Et jah, et see ütleme
noh, see on see mitte IT pool, et see, kui me jätame arenduse kõrvale, mis noh, on ise ka on, ütleme oma siis keerukusega, siis see äripoole peal vähemalt noh, täna see kogemus, mis meil on see, et on veel keerulisem on neid AI mudelid rakendada. Vot, aga see oligi meil viimane slaid, et kui kellelgi mingi küsimusi on, siis öeldi, et tuleb mikrisse, tuleb see küsimus esitada. Ja kuna see oli töötuba, nii et Jah. siis võiks diskussiooni pidada. Jah, just, et noh, ütleme, et seda töötuba nagu teha, et noh, et võtame nüüd kõik endal läpakad lahti ja registreerime OpenAI-sse, registreerime konto, siis me õpetame, kuidas API võtid sealt välja võtta ja seda IDE-sse panna, et kui siin, noh, ma siin näen, eks ole, siin on terve hulk on juhte ka, eks ole, kellel pole läpakatki kaasas, et siis noh, päris nagu nii praktilist töötuba me ei mõelnud teha, et pigem see oligi mõeldud nagu siukse nagu kogemuse jagamisena, et noh, kuna tegemist on niisugune noh, natukene laialivalguva ja teisalt ka üsna siukse spetsiifilise temaatikaga. Mul oleks selline küsimus, et te rääkisite sellistest positiivsetest külgedest arenduses AI poolt, aga ma olen kuulnud, et on jõutud ka järeldusele, et kuna see kood, mida toodetakse, et see on selline rohkem verbose ja kehvema kvaliteediga ja seda ma täitsa mõistan, et kas need tiimid, kes kasutavad AI-d ja need, kes ei kasuta, et on seal näha mingisugust kuidagi objektiivsete kriteeriumite järgi kiiruses või kvaliteedis või mingil moel paranemist või on ka selliseid nagu varjukülge? No ütleme niimoodi, et noh, täna ütleme see hinnanguline mõõdik nii-öelda kui AI ütleme tänaste võimekuste juures, kui kasutatakse seda programmeerimises, noh see efektiivsuse protsent on seal tõesti mingi paarkümmend, et ta teeb seal noh, natukene kiiremini, et see et tänased töövahendid, mis ütleme, millest me täna siin rääkisime, need ei anna sellist nagu eksponentsiaalset kasvu nagu produktiivsuses. Selle jaoks on nii-öelda tulemas järgmise generatsiooni nii-öelda töövahendid arendajatele. Ma ise nendega vaikselt tegelen ka, aga võib-olla natuke vara veel rääkida, ma arvan, mingi 6 kuu pärast ma võiks sellest rääkida. Mis puudutab nüüd seda koodi kvaliteeti, siis sellega on tegelikult täpselt sama lugu, nagu ma enne rääkisin, et täpselt see, mida sa talle sisse söödad, kuidas sa selle prompti talle defineerid, samamoodi saad sealt ka vastu, et on võimalik täiesti välja töötada sellised asjad nagu näiteks arhitektuuri ja arendusnõuded AI-le. Ma olen nendega eksperimenteerinud siin pikka aega, või noh, mitte pikka aega, mis on paar kuud, aga noh, AI maailmas on see pikka aega, sest see, mis täna on üks asi, on homme juba midagi teist, et ma olen nagu märganud seal seda, et kui sa talle defineerid tegelikult need piirid ette, annad ka ette koodistiili, et kuidas sa tahad, et seda koodi kirjutatakse, sest me täna ka ju, kui me teeme hanked, kui me alustame projekte, siis me anname lähtekoodi, mingid arendusnõuded, arhitektuurinõuded, me anname kõik arendajatele ette, noh, eeldame, et nad need loevad läbi ja siis kirjutavad ideaalset koodi, noh, tegelikult on midagi muud, aga noh, ütleme, see on see, kuhu me tahame minna. Tegelikult AI-ga on täpselt samamoodi. Kui sa annad talle nagu väga hästi ette piiritud, mismoodi sa tahad, ta seda koodi kirjutab, ta ära kirjuta liiga verbose, et kirjuta sellist nagu mõistlikku, kasuta näiteks selle konkreetse programmeerimiskeele häid tavasid ja kirjuta, ma ei tea, kommenteeri koodi nii, nagu mina tahan, andes talle nagu nõuded ette, et siis tegelikult tuleb päris head asju välja, et mulle sellise naljakana võin öelda, et pole vist elu sees nii head JavaScripti kirjutanud kui AI abil inglise keeles. Ehk siis ma kirjutasin päris mahuka JavaScripti rakenduse, kus ma ei kirjutanud ühtegi rida JavaScripti, vaid ma kirjutasin kõik inglise keeles ja AI siis genereeris mulle seda koodi ja see kood nii-öelda tuli oluliselt parem, kui ma arvasin nagu. Ma sain niimoodi arvata, et selliseid erilisi varjukülgi ei ole, see mõju on olnud. No ütleme, et siin uuringuid on tehtud, GitHub ise on ka tegelikult teinud ühe pikaajalise uuringu ja seal on ka, ütleme, et see, mida Mart ütles, et see, ütleme, see mõõdetav produktiivsuse kasv on mingisugune 20% umbes. Aga noh, siin ütleme, see raskesti mõõdetav nii-öelda faktor nagu näiteks arendaja õnnelikkus, eks ole, või et see, et kui palju ta peab näiteks, ma ei tea, selles mingi raamistiku dokumentatsioonis käima kaevamas või kuskilt Stack Overflow'st midagi kopeerimas ja üritama seda häkkida nagu enda selle lahendusega kokku, eks ole, et nagu kogu see osa, noh, selle osakaal on palju väiksem, minust oli päris hea graafik oli isegi, kuidas Stack Overflow liiklus on põhimõtteliselt teinud umbes nagu see börsiturg tegi see 2008, et seal selle kasutus on juba täna oluliselt vähenenud ja tõenäoliselt saab nii-öelda kahtlustada seal taga seda. Ma ühe võib-olla kommentaari annaks, mida meil nii-öelda arendustiimist nagu värskelt tuli välja AI-ga võrreldes oli see, et üks kõige tüütumaid tegevusi arendajatel koodi kirjutamisel on testide kirjutamine.
püütakse nendest võimalikult palju mööda hiilida, siis AI kasutusega on tulnud see võimalus, et sa saad tegelikult anda oma koodiplokid ette ja öelda talle, et palun genereeri mulle see testikomplekt. Ja mitte ainult need edukad testid, vaid ka kõik mitte edukad variandid ja ta teeb sulle selle päris kvaliteetselt valmis, et see on, ütleme, üks vägagi, käega katsutav tulemus, kus AI on nagu väga positiivselt nagu tulemus saanud. Sellega väga nõus, et tahtsin korra öelda selle Stack Overflow kasutamise vähenemise kohta, et sellel on ka negatiivne külg, et võib-olla selline manuaali lugemine on natukene laiema pildi kui lihtsalt selle, ütleme, vastusse kopeerimine siis oma koodi. Ja kindlasti, et mõlemal on omad nii-öelda positiivsed küljed, et iga asja kohta ei ole vaja lugeda manuaali. Mis ütleme niimoodi nende uuemate tööriistadega, mida ma nii-öelda katsetan nendega. Ütle nimi välja siis. Ei, ma ei hakka praegu ütlema, kes tahab, võib mu seda artiklit lugeda, ma just seal rääkisin sellest, et seal on kõik need nimed kirjas. Et seal on tegelikult selline huvitav lugu, kus ütleme, kirjutad koodi ja sa tead tegelikult, et sul on mingi spetsiifiline probleem, ma pean manuaali lugema. Sa saad tegelikult teha niimoodi, et sa annad sellele AI-le annad selle manuaali nii-öelda viitena kaasa. Ütled, et nüüd loed sina selle manuaali läbi ja siis tood mulle nagu detailselt välja, mis seal kirjas oli ja kuidas sa plaanid seda implementeerida. Ja siis ta nii-öelda teeb selle kiire töö ära, et ta toob sulle sealt nii-öelda veebilehelt sulle selle dokumentatsiooni kätte. Et ütleme, see toetab ka seda, et sa saad ka vajad seal nagu seda laiemalt pilti ja ütleme ka seda tänapäevast, et kui näiteks manuaal eile uuenes, siis enamus keelemudelid on mingi, OpenAI on siin aasta aega maas, Sonneti mudel on, ütleme, viimane iteratsioon on kuskilt juunikuust, ehk siis siin sügisel toimunud muudatused tarkvara arendusmaid teekides, kindlasti nad ei tea midagi, aga kuna sa, ütleme, oskad sellega arvestada, siis sa saad selle manuaali nii-öelda lingi neile kaasa panna ja nad siis selle põhjal, ütleme, teevad ka paremat koodi. Et jah, et ühtegi inseneri vähemalt tänases küpsusastmes mudelid ei asenda. Ja loomulikult üheski juuniorist ei tee see AI mudel ei tee ka meil arhitekti, eks ole, aga kui inimesed on harjunud seda kasutama või seal on ka nii-öelda oma siis harjumus võib-olla, eks ole, siis kindlasti nagu positiivselt mõõdetavad elemendid sinna juurde tulevad, mis ütleme kas või seda SMIT-i puhul mingisugust 5000 investeeringut kuskil aastas siis need õigustavad. Jah, mul on nii palju lõpetuseks öelda kindlasti, et arendamist nagu stiili ta tulevikus kindlasti muudab, et selline AI first driven development hakkab olema tulevikus selline termin, mida hakatakse päris palju rääkima, kus sa siis nii-öelda lähenedki tarkvara arendusele hoopis teistmoodi, et pigem sa püstitad kogu aeg nõudeid, olnud need siis nii-öelda mitte funktsionaalsed, bristfunktsionaalsed ja sisulised ja siis sa tegelikult annad need raamid talle tegelikult ette, ütled talle kuni selleni välja, et siin on selline testide komplekt, mida sa pead ka nagu läbima, et ma näen siin väga huvitavat tendentsi nagu tekkimas, kus tullakse tagasi selle test-driven development'i juurde, kus nii-öelda defineeritakse tegelikult testid ära või lastakse isegi AI-l genereerida testide komplekt näiteks analüüsi pealt ja siis öeldakse, et nüüd tee kõikidele testidele implementatsioon taha ja nii kaua itereeri, kuni välja tuleb. Nii et see maastik on väga, väga toores veel ja väga muutuses, aga me kindlasti näeme, et see vana tüüpi, kus Google Stack Overflow, IntelliJ tüüpi selline nagu ütleme tööriista komplekt asendub millegi muuga tulevikus. Et jah, et ma ei tea, võib-olla mingisuguses hoomatavas tulevikus hakkame hangetes ka nõudma, et arenduspartnerid peavad siis nii-öelda olema valmis või võimelised kasutama siis nii-öelda neid mingisuguseid AI tööriistu. Siin juhtub see, et nii kui esimesed tööriistad saavad nii küpseks, kus ütleme funktsionaalsuse arendamine läheb võib-olla 5 korda kiiremaks või kordades kiiremaks, siis lihtsalt need arendajad, kes ütleme, töötavad vanamoodi edasi, nad kukuvad nii-öelda konkurentsist välja, kuna nad ei suuda konkureerida selle kiiruse. Et jah. Jah, et seda ma olen rääkinud juba erasektori partneritele pikemat aega, et nad võiksid tegelikult valmis olla, sest kui see muudatus tuleb, siis tegelikult ei ole neil nii-öelda seda puhvrid nii pikalt, et nad näiteks kaotavad järjest pool aastaid hankeid ja selle ettevõttega mitte midagi ei juhtu. Et selles mõttes kindlasti ka need, kellelt me täna teenust ostame, et ka nendega
noh, mingisugune diskussioon sel teemal tuleb ja noh, ütleme, et üks asi see, et me ootame neilt võib-olla nende mudelite kasutamist, aga samamoodi me ootame, et ka meieni jõuaks sellest mudeli kasutamisest tekkinud kasum. Ehk siis mitte see, et noh, et me ütleme hankes, et kasutage mingisugust Anthropicu mudelit või OpenAI mudelit ja siis nad saavad lihtsalt mingisugune 30% rohkem marginaali sealt, meile kirjutavad ikka need tunnid edasi, eks ole, mida muidu käsitsi oleks arendanud. Et see kindlasti lähiaastatel saab seda nii-öelda turgu päris palju raputama veel. Ja noh, kes teist siin saalis nagu noh, just erasektori poole peal olete, et seda trendi kindlasti tasub mitte ignoreerida või noh, et ma tean väga hästi siin ütleme, noh, kogu see temaatika on niisugune noh, aasta-poolteist võib-olla vana, eks ole. Ja esimesed nii-öelda need mudelid, mis olid kasutatavad, nad olidki jamad. Ja noh, et ja sealt oligi ja sealt tekkiski nagu see sentiment või mentaliteet, et noh, et noh, et see on nagu, et see produtseerib jama, see ei loo väärtust, eks ole, noh, me nagu ei tegele selle teemaga. Aga noh, kui sedasama nii-öelda mentaliteeti jätkata siin veel aasta, et siis võib see pilt võib väga teistsugune olla ja noh, et siis pigem tasub selleks valmis olla. Ma küsiks, muidu läheb siin liiga esinemiseks. Mul tegelikult 2 küsimust, üks on hästi kiire ja lihtne, et kui te lasete seda koodi ja ma ei tea, aega kasvõi hinnata, mida te ütlesite, et on juba päris hea, kas te seda ütlete ka oma partnerile, et mida te kasutate ja kuidas te seda teete? Tegelikult on niimoodi, et see tööprotsess näeb niimoodi välja, et partner teeb meile pull request'i, loodan kõik teavad, mis on ju, siis pull request'i esimeses iteratsioonis teeb AI sellele koodile nii-öelda koodi ülevaatuse ja teise iteratsioonina teeb ta koheselt ka selle ajakulu hinnangu ära ja need mõlemad nii-öelda lähevad kirja sinna tema pull request'i juurde, et ta ise näeb neid. Okei. Ja teine küsimus, ühesõnaga, te ise ka nagu noh, see maailm mõnes mõttes on nagu värske alles, et täna ka, et noh, siin mõtled, et vahetate ühe AI teise vastu välja, võib-olla 2 kuu pärast, võib-olla see esimene on juba taaskord jälle targem, võib-olla on tegelikult 3. või 4. palju targemad, et kuidas me seda nagu riigiüleselt peaksime nagu vaatama, et kas kõik nagu iga IT-maja ja kõik peavad nagu kogu aeg nagu testima 7 mudelit ja üldse aru saama, mis on hea, mis on halb või kuidas seda nagu kokku traageldada? Võib-olla kommenteeriks täna niimoodi, et ütleme, et mudelid on saavutanud mingi teatud küpsuse täna, noh, see, kas nüüd OpenAI on kehvem kui Anthropic, ütleme, see vahe on selline suhteliselt nagu marginaalne, et kuhu me tegelikult nagu kuhu me ei ole tegelikult täna jõudnud, on see, et see tooling ehk siis need tööriistad, arendaja, IDE, mingisugused muud nii-öelda töövahendid, need ei ole täna veel nii-öelda jõudnud piisavalt küpseks, et need mudeleid maksimaalselt ära kasutada, et need töövahendid on nii aktiivses arenduses, et noh, mõnele tuleb praktiliselt nagu iga nädal tuleb mingi uus uuendus välja. Ehk siis noh, kui rääkida, mida me riigiüleselt teeme, siis ma arvan, me jõuame lõpuks sinna välja, et me lepime kokku mingid töövahendid, mida me võiksime üleriigiliselt kasutada ja see mudeli nagu kasutus seal all on siis selle arendaja enda nagu valitav, et ta teeb oma tööd ja vaatab, et okei, nüüd ma tahaksin siin nagu tegeleda rohkem arhitekti tööga, et ma ei tea, nagu analüüsida mingit probleemi või lasta tal nagu planeerida mingit arendust, siis ma kasutan näiteks, ma ei tea, OpenAI mingit O1 mudelit, mis on selline väga hea selline mõtlev mudel, ja siis ma ütlen, okei, nüüd ma tahaksin suures koguses koodi kirjutada, siis ma valin selle Anthropicu Sonnet ja lasen koodi kirjutada. Aga see on, ütleme, selline juba töö nagu osa, et pigem ma arvan, me jõuame sinna välja, et me standardiseerime mingid töövahendid ära, mis on nagu nii-öelda kiht kõrgemal. Ja et kui sa tahad seda üleriigilist mingisugust nagu teemat viljeleda, et ma arvan, et see ongi võib-olla eraldi mingi töörühm kokku kutsuda ja seal kokku leppida, et mis need nii-öelda parimad praktikad on. Sest noh, nagu Mart ütles, et ega päeva lõpuks tõesti, et see mudel ise, noh, see ei ole nii tähtis ja ongi, et noh, meil on erinevad kasutusjuhud ja mõni mudel on teisest 10 korda odavam näiteks. Et noh, et siis ei olegi nagu mõtet öelda, et me nüüd riigina kasutame nagu seda mudelit, et pigem nagu noh, vaataks ära, et mis need kasutusjuhud on ja sinna vastu siis, kas on meil mingisugune graafiline kasutajaliides või meil on nii-öelda siis mingisuguse veebiteenuse näol, eks ole, mis taustal kasutab API-t või siis on see kasutaja või selle arendaja arvutis olev siis mingisugune arenduskeskkond, kus on siis noh, mingisugune see code GPT või mingisugune analoogne plugin on juures, eks ole, mida siis nagu kasutada. Sul teine küsimus veel? Teine oligi see, et kas te oma partnerile ütlete, et lasete niimoodi? Et mul kommenteeriks, et need töövahendid tegelikult täna võimaldavad, noh, nad tegelikult vaikimisi pakuvad juba sulle välja tegelikult enamuse muu nagu mudeli valikutest, et sa ise saad otsustada,
mida sa nii-öelda konkreetse töö jaoks nii-öelda tarbid, et on nii-öelda aeglased kallid mudelid ja siis on ka tegelikult olemas ka palju nii-öelda samadel tootjatel on olemas ka siis niisugune kiire ja odav mudel, mis siis ütleme võib-olla ratsionaliseerib nagu vähem, aga on mõeldud mingi niisuguste väikeste töölõikude tegemiseks ja seal on nagu hinnavahe võib-olla kuni 10 korda. jah, aga täna ei ole meil, ütleme, et see aasta me veel ei ütle üheski hankes, et peavad ai mudeleid kasutama. et noh, see eeldab ikkagi ka ütleme noh, see töö, mida Mart on nagu teinud või see, mida ta praegu teeb, et noh, see eeldab ka mingit teataval tasemel meie enda küpsust, eks ole, enne kui me saame hakata võib-olla partneritelt nõudma midagi. Noh, ma tahaks ilmselt seda, et mingi majas nii-öelda me saame mingid tiimid tööle nii-öelda mingisuguste töövahenditega ja me suudame ära tõestada selle efektiivsuse, et siis võiks sealt nagu edasi minna laiemaks. aga jah, et kui üleriigilist mingit ägedat spunki tahad teha, siis kutsu töörühm kokku ja me tuleme hea meelega sinna kohale. Paratamatus on see, et ega meil ju küpsustase on majades erinev, et ongi, et noh, kõigides majas võib-olla ei ole seal Siim Vene ja Martti Järv, kes neid testivad, et siis seda talenti nagu raisata, et kuskil ühes nurgas keegi pusib ja siis teises nurgas keegi pusib, aga me omavahel seda ei share'i, siis see on see mure, mida no kõik see, mis ma täna ütleme rääkisin, siis seda ma tegelikult share isin ka Rikile, nii et me tegelikult nagu hea meelega jagame kõik välja ja kutsume alati kõiki külla, et tulge vaatama ja rääkima nii-öelda, et kas me saame kuidagi aidata või koostööd teha. Kellele ma võin mikri edasi anda? Ritsikad. Suvalt kellelegi. ja, aga ei, kui on. Küsiks siis, et osaliselt siin see sai vist ka vastuse juba, et aga kas ja kuidas te täpsemalt kavatsete mõõta just seda tulu poolt, et kulu on hästi lihtne kirja panna ja kellelgi see ei meeldi, on ju. Et aga just, et mis need tulukomponendid, millest see koosneb, see mõju, et näidata just seda poolt, et see võiks olla, eks ole, mida testida vähemasti. no me ei ole täna, ütleme, teinud sellist kvantitatiivset uuringutel sees. noh, kuna ka selle aasta jooksul, mis me oleme kasutanud, meil on ka, ütleme, et see kogu aeg on nagu pidevas arenduses olnud, eks ole, et on keeruline nagu, meil ei ole nagu niisugust nagu punkti, et siit maalt meil nagu nii-öelda on need protsessid nüüd küpsed ja siit me hakkame nüüd mõõtma nagu mingit tasuvust või kulu, aga noh, et mingisugused tunnihinnangud kindlasti on võimalik sinna juurde tuletada, ütleme kasvõi selle töö näol, mida ei pea muidu tegema, eks ole, kasvõi nende testide genereerimisel. no ma ütleks ka niimoodi, et ma võiks hakata sellega sel hetkel tegelema, kui me ei räägi sellest 20% enam, on ju. Et me räägime, et näiteks mingisugune ärifunktsionaalsus, mille ütleme tavaline arendamine võtab aega, ütleme tüüpiline, ma ei tea, 40 tundi, nädal aega arendaja teeb ja kui ma nüüd sellesama asja suudan nüüd selle ai töövahendiga realiseerida näiteks 60 minutiga, on ju. Et kui ma selle suudan ära nagu nii-öelda testida ja veenduda, et see nii toimib, siis me võiks nagu hakata edasi rääkima, et siis me räägime sellest eksponentsiaalsest nagu kasumist nii-öelda. aga see näide, mida Mart tõi, et noh, nii anekdootlik kui ta ei ole, siis ta tegelikult ongi selline. Et kui neid tööriistu osata kasutada, siis tõesti see võimendus võib olla tegelikult väga märkimisväärne. Et jah, ma tuleviks loodangi, et meil tekivad sellised riigis arhitektuuri ja arendusnõuded ai-le nii-öelda. Need on nagu natukene ongi teistsuguses formaadis, mitte ainult nagu inimloetavad, vaid ka siis nii-öelda masintöödeldavad. Et ma saan aru, et niisugune kompomisfaasis on teil see ai värk, aga kuidas teil õnnestus nagu maha müüa selle omale arvutusvõimsuse tekitamine? See omale arvutusvõimsuse tekitamine, see on, ütleme, ta on ühe projekti raames tuleb meile see esimene sisse. Ja noh, see, et meil see arvutusvõimsus tekib ja noh, meil nii-öelda pikem plaan ongi meil tekitada nii-öelda sisemine siis see GPU arvutuspilv või arvutusressurss. Et meil ei ole nii, et noh, iga projekt tuleb sisse oma mingi serveriga, eks ole, või oma mingisuguse spetsiifilise konfiguratsiooniga, vaid me järk-järgult ehitame siis üles selle võimekuse, nii et meil noh, erinevad teenused saavad siis seda sama ressurssi siis nagu noh, nii-öelda jagatult kasutada. No, nii palju kommenteeriksin juurde, et see, mis täna tuleb, ei ole nii-öelda LLM mudeli jooksutamiseks, vaid seal on spetsiifiline nii-öelda äri case on nii-öelda vahel, et LLM on jätkuvalt ikkagi meil nii-öelda hetkel pilvepõhine. Okay, aitäh. Ootasin meelega veel 2 sekundit.
et seda nii-öelda piinlikku vaikust, et kandis küll. Aga suur tänu teile selles töörühmas osalemast. Loodetavasti, kui te targemaks ei saanud, võib-olla saite mingisuguseid mõtteid, mida siit kaasa viia ja nagu Mart ütles, et meie telefonitorud ja emailid on alati avatud, et kui kas mingisugust nii-öelda spetsiifilisemat kogemuste jagamist või siis ka niisugust nagu üleriigilist mingi standardi loomist, et siis hea meelega lööme punti. Aitäh teile! aitäh!